Tänases osas me siis proovime oma abilisega Hans-Kristjaniga, kes seal väntab, härra Pilve, proovime näidata võrgurulli temaatikat, kuidas võiks alustavale mängijale võrgurulli õpetada, kuidas saaks nende harjutustega järjest edasi minna ja siis ka mõni ühe palliga harjutus, mis on hea võrgurullide harjutamiseks. Esimene rull, mis me siis teeme, on tagantkäerull ja visata võiks diagonaalis. Diagonaalis viskamine annab mängijale võimaluse seda palli tabada juba külje pealt. Nii et ta saab ka palli sulgedele pihta. Kui me viskaksime seda palli siit otse, mis võiks olla ka natukene nagu selline järgmine level, siis on seda rulli natukene raskem teha, sest palli sulgedele ei ole nii lihtne pihta saada. Väga palju räägitakse sulgpallis praegu vasaku käe kasutamisest, räägitakse vasaku jala kasutamisest, et nüüd Hans võiks teha sellise järgmise leveli jalgade töös, kus ta läheb natukene kaugemale ja teeb vasaku jala peal 2 hüpet, enne kui ta seda rulli lööb võrgus. Ja mõtleb ka kindlasti selle vasaku käe peale, et vasak käsi hoiaks tasakaalu. Nüüd võib visata natukene kõrgema kaarega võrku, et anda talle rohkem aega seda vasaku jala peal sammu teha. Väga palju on räägitud tänapäeval sellisest random practice'ist, mis tähendab seda, et tegelikult see viskamine, see situatsioon, mis ma praegu Hansule lõin, oli perfektne situatsioon temal rulli tegemiseks. Saada kätte see tunnetus, kuidas see pall hakkab pöörlema. Selliseid situatsioone mängus tuleb ette väga-väga harva. Mängus tuleb see pall alati mingisuguse teise nurga alt, natukene teistmoodi, teise kiirusega ja sellepärast peaks kohe minema sammudes edasi ka ette mängimise või ette viskamisega. Järgmine ette viskamise viis on selline, kus ma viskan neid palle talle nii-öelda nagu erinevalt, vahepeal liigun otse, vahepeal liigun risti, vahepeal viskan ülevalt, vahepeal viskan alt. Järgmisena võtame nüüd eeskäe rulli, teketi pea liigub vasakult paremale. Jällegi alustame sellega, et loome talle sellise perfektse võimaluse saada see pall natukenegi pöörlema. Nüüd meie eeskäe rulli puhul on oluline liigutus peab toimuma õlast. Kõikide rullide puhul võiks liigutus toimuda natukene õlast, et jällegi oleks rohkem kontrolli, mitte liiga palju küünarvarrest ega randmest, vaid rohkem õlast, et kasutada ära seda kogu keha stabiilsust. Paremakäelistel seda rulli on raskem saada nii-öelda spinni. Kui see tuleb välja, hakkame vaikselt liikuma rohkem otse. Kui pall tuleb otse, on seda ka raskem kontrollida ja raskem pöörlema saada. Järgmisena lisame juurde jalgade töö. Eeskäe alla liikumisel jällegi natukene mängija läheb kaugemale. Eeskäe alla liikumisel see vasaku jala peal 2 hüpet on jällegi päris hea, kuidas saada nii-öelda katta rohkem maad, saada pall paremini tasakaalus võrgus kätte. Jällegi viskame natuke rohkem kaarega, et anda talle aega. Selleks, et see jalgade töö õnnestuks, peab see esimene stardihüppe ja järgnevad sammud olema päris teravad ja kiired. Nüüd, kui tahta need 2 rulli, eeskäerull vasakult paremale ja tagantkäerull paremalt vasakule kombineerida, siis võib teha sellist väga lihtsat kordamööda küljelt küljele viskamist, mis on jällegi pigem selline tunnetuse otsimine, saada sellist jällegi väga head positsiooni, mida tegelikult mängus juhtub väga harva. Järgmine rull võtame eeskäe rulli paremalt vasakule, see näeb seda, et see on see löök, mida tehakse keskelt päris palju ja mis on ka paremakäelistele selline hoogu juurde andev rull. Me anname palli
trajektorile hoogu juurde. Saladuskatte all võin öelda, et lemmikrull see Hansu jaoks mitte kunagi olnud ei ole. Nagu ka näete. Nüüd, kus ma viskan paaritu arvu kastist palli keskele. See tähendab seda, et palli trajektoor on natukene, suled on nähtavad mängija reketi peale. Ta saab nendele sulgedele pihta lüüa. Ta ei pea ainult nupust otsima seda spinni. See oli juba päris hea. Kui võtta nüüd ühe korra veel paremakäelise eeskäerull, nii et reketi pea liigub paremalt vasakule, siis jällegi siin ka võib tekitada erinevaid situatsioone, kus me viskame, tuleme natuke rohkem keskele, see tähendab seda, et mängijal on raskem sulgedele pihta saada. On raskem seda spinni peale saada, visata natukene kaugemale, visata jälle kaarega natukene lähemale, visata ülevalt. Et mängija oleks võimeline kohanema, vajadusel samme juurde tegema jalgade töös. Kuna Hans on paremakäeline, aga meil on ka palju vasakukäelisi mängeid olemas, keda võiks õigesti õpetada. Ühesõnaga loogika on ikkagi see, et iga situatsiooni jaoks võiks olla oma rull, selleks, et see pall maksimaalselt pöörlema saada. Vasakukäelise rullid, mis annavad pallile hoogu juurde, ehk siis kus reketi pea liigub paremalt vasakule. Jah, et tekiks see nurk, et ma saaksin siit sellele pallile hoogu juurde anda, et ta hakkaks pöörlema. See on esimene, kus vasakukäelistel on võimalik reaalselt saada pallile spin sisse. Nüüd teine vasakukäeliste rull tagakäega, palli reketi pea liigub paremalt vasakule. Samast kohast võib visata risti. Sellega on võimalik jälle pallile anda spinni päris palju. Teeme ühe veel. Ja ülejäänud rullid on vasakukäelistel paraku sellised, kus spinni teha ei saa, kus peab reketi peaga liikuma siis palli pöörlemisele vastu. Esimene on siis tagantkäega see, mis paremakäelistel oli, viska rohkem diagonaalis, mis paremakäelistel oli hea ja mugav, siis vasakukäelistel on natukene keerulisem, sest jällegi tuleb lüüa palli pöörlemisele vastassuunas. Ja loomulikult ka siis see vasakukäelistel, viska diagonaalis jällegi on natukene raskem pallile spinni sisse saada. Ja loomulikult ka siis vasakukäelistel hüppamine parema jala peal, et katta rohkem maad, et saada pallile lähemale. Sellised siis on vasaku- ja paremakäeliste rullide vahed. Et hea oleks vasakukäelistele seda selgitada, et nad suudaksid valida selle rulli ja proovida valida ikkagi seda rulli, millega saab anda pallile hoogu juurde. Aga nagu mainitud, siis viskamisel on omad piirid. Viskamine mingist punktist enam ei arenda mängijat nii hästi, kui käest löömine, käest ette mängimine või reaalse situatsiooni tekitamine väljakul. Ja selle jaoks on hea variant alustada nii ruttu kui võimalik on. See muidugi nõuab ettemängijalt ka päris head tunnetust, päris head oskust hakata käest ette mängima. Alustades siis näiteks sellest esimesest rullist, mis me ennem tegime, mis oli paremakäelistel, kõige lihtsam rull paremalt vasakule ja mängida seda käest ette. Natukene raskem on palli kontrollida, sest mina ei suuda lüüa kõiki lööke ühtemoodi, vaid pallid tulevad kogu aeg erinevalt. Nüüd Hans proovib teha koos jalgade tööga, kus peab hüppama vasaku jala peal 2 korda. Mängin natukene rohkem kaarega ette. Kasutab vasakut kätt. Proovib viia jalga vastu, et olla kõrgelt peal ja seejärel kontrollida palli, mis on kindlasti raskem. Siis teine rull. Nüüd eeskäsi, jällegi liigun diagonaalis. Paneme nüüd jalgade töö juurde, alustame natuke kaugemalt. Kaugemalt alustamine on oluline, sest muidu ei ole mängija sunnitud seda ühe jala peal hüppamist kasutama.
vasak jalg on ka meil selline pidur, mis teinekord tagant kaugelt peale tulles aitab meil hoogu maha võtta oma kiirusel ja paremini kontrollida palli. Ja siis ka kolmas keskelt, mängides keskele. Raketi pea liigub paremalt vasakule. Ja ette mängima õppimine on ka kindlasti mängijate jaoks üks oluline osa treeningprotsessis, mille kõik võiksid ikkagi võimalikult ruttu ära õppida. Vasakukäelistel siis samamoodi ette mängimine käest. Esimene rull, kus sai hoogu juurde anda, lööte, mängite diagonaalis ette. Ja vasakukäelistel on võimalik reketi pead liigutades paremalt vasakule pallile hoogu juurde anda, aga natukene raskem on situatsioon kui käest mängides. Järgmine samast kohast võib ette lüüa, võib-olla rohkem keskele. Jällegi reketi pea liigub paremalt vasakule. Pallil on spin sees. Ja nüüd 2 rulli, kus vasakukäelisel on raske või võimatu spinni saada. Reketi pea liigub vasakult paremale ja siis ka lüües keskele. Oluliselt raskem saada spinni. Nüüd jällegi jalgade töös siis parema jala peal hüppamine, võid mängida sealt. Et saada natukene kõrgemalt ja paremini kätte. Nüüd minu hinnangul kõige efektiivsem, aga ka kõige keerulisem mängijale on ette mängimine, kus me mängime käest ette, aga me muudame kogu aeg oma positsiooni ette mängijana ja ühtlasi muudame seda, kuhu me palli lööme, kui kaarega me lööme. Ja nüüd mängija peaks ideaalis valima selle õige rulli, et saada seda palli maksimaalselt spinnima. Mida on võimalik siin teha, aga mängida ülevalt. Jällegi natukene teistsugune situatsioon. Palli trajektoor on teistsugusem. Võib mängida safe. Kõik selle jaoks, et luua mängijale mitmekülgseid situatsioone, et parandada tema kohanemisvõimet võrgus. Nüüd kindlasti rullidega koos kaasneb ka mängijal see oskus kohaneda nii-öelda selles surnud tsoonis väljaku peal. Surnud tsoon on meil siis kuskil siin servi joone juures, natukene kaugemal, natukene lähemal. Mängija peab tajuma, millal ta on sattunud sellesse nii-öelda surnud tsooni, kust ei ole võimalik edukalt enamasti rulli teha. See tähendab seda, et kui me mängime ette, siis me loome ka mängijale selliseid situatsioone, kus me mängime meelega sinna surnud tsooni, kust oleks vaja teha midagi muud. Kas mängida lihtsalt plokki, tõsta ja siis, kui on õige moment, siis proovida valida see õige rull. Ja kui ei ole seda võimalust, siis pigem mängida midagi turvalist üle võrgu. Kui on tegemist viskamise ette mängimisega, kasutades viskamist, siis kindlasti tuleb vahele harjutada ka situatsioone, kus peale rulli on vaja olla valmis palli maha lööma. Seda ei saa ära unustada, vastasel juhul mängus tekib situatsioon, kus mängija ei ole seda harjunud tegema. Ja see on halb, sest meie eesmärk ikkagi hea rulliga oleks see, et vastane otsiks meil võrku vastu nii ebakvaliteetselt, et me saame selle kole maha lüüa. Selleks võib jällegi kasutada lihtsalt sellist viskamise meetodit.
võib visata teist palli nii, et ta pöörleb, mida peaks natukene pühkima, või lihtsam variant on lihtsalt visata üle võrgu. Aga mängija peab peale rulli löömist võtma mingisuguse positsiooni sisse. Natukene näiteid veel kiirelt, mida on võimalik mitme palliga ka hästi tekitada mängijale rohkem mängulisi situatsioone. Esimene rull, mida võiks hästi saada harjutada selliselt, on paremakäelisel reketi pea liigub paremalt vasakule, ehk siis mängime vastaja mängijale ühe palli taha eeskäe alla, tema mängib alla sellise pooltugeva keskele poolrabaku, vajutades palli alla ja mina mängin sama palli võrgu ette. Mängija on sunnitud sinna peale liikuma, valima õige jalgade töö, kui on vaja, siis hüppama vasaku jala peal. Aga pall tuleb temani iga kord erinevalt. Samamoodi võib siit mängida talle eeskäe alla otse, et mängija õpiks kohanema. Ja sama võib teha teiselt poolt, mängides talle tagantkäe alla, lihtne löök alla ja seejärel katsetada sealt erinevaid rulle, kuidas saada see pall maksimaalselt pöörlema. Ette mängimine peab olema selles mõttes hea, et kui on soov, et mängija saaks rulli teha, siis ei tohi talle mängida sinna surnud tsooni võrgust kaugemale, vaid peab mängima kaarega võrgu taha. Nüüd minnes edasi ühe palli harjutuste juurde, mis on ka kindlasti väga head, selles osas, et mängija peab kogu aeg kohanema, ettemängija peab olema keskendunud. Esimene harjutus on väga lihtne, ma mängin Hansule ühe palli tagantnurka taha, tema läheb sinna kas eeskäega, enamasti eeskäega, võib ka minna tagantkäega, kuidas ta tahab. Järgmise palli mina mängin talle pehmelt võrgu ette selle jaoks, et ta saaks rulli lüüa kogu poole väljaku ulatuses. Lasen palli natukene alla, annan talle aega. Minu ettemängimine peab olema sedavõrd hea ja kaarega, et tal oleks võimalik siit head rulli panna. Eeskäe alt võiks olla muidugi ettevaatlik meesüksikus eriti selle pehme tilgaga eeskäe alt, et see ei jääks liiga, et seal oleks pete sees võimalusel. Või siis vastasel juhul lüüa seda palli pigem tugevamalt alla eeskäe alt. Vastasel juhul on mängus, tekib selline situatsioon, kus see otselöök jääb liiga pehmeks ja seejärel saab vastane sinna kohe väga kiiresti peale liikuda ja siis on juba kontroll vastase käes. Ja variant 2, et arendada jälle natukene mängijas sellist arusaama, millal on pall nii-öelda siin surnud tsoonis ja millal on tal võimalus rulli lüüa, siis mul on 2 varianti ettemängijana. Kas ma mängin selle palli talle kohe võrgule lähedale või ma mängin talle sinna surnud tsooni, tema mängib mulle tagasi ja ma tõstan uuesti. Kindlasti ka Hans võiks seda vasaku jala peal hüpet kasutada, kui peaks juhtuma, et tuleb kohe pall võrgu taha. Või siis mängin surnud tsooni ja tõstan uuesti. Tänase temaatika viimane harjutus oleks siis suurel väljakul proovida luua mängijale neid võimalusi, kust rulli panna, proovida arendada tema sellist võimekust aru saada, kas ta on parasjagu seal surnud tsoonis või ei ole. Ja selle jaoks on põhimõtteliselt erinevaid variante. Harjutus, mis me praegu teeme, sobib ka kindlasti treeni lõppu suurematel mängijatel selliseks cool downiks nii-öelda, kus mina teen 2 tõstet ja seejärel mängin Hansule võrku. Võrku ma mängin talle kas siis surnud tsooni või mängin kohe lähedale ja seejärel, kui see tema rull on väga hea, siis ma proovin talle vastu mängida, tema proovib seda palli maha lüüa. Ja kui see rull on kehvem, siis ma tõstan talle uuesti 2 korda. Ehk siis 1, 2 ja surnud tsoon. Ehe näide sellest, mida ei tohiks sealt teha, kuidas peaks kohanema.
1, 2 ja nüüd saad rulli võimaluse, jätan tagasi, ei õnnestunud. Tagantlöögid ei ole siin üldse olulised, praegu need on ainult mängu panna, selleks, et saaks võrku harjutada. Ja jällegi mängija võiks olla valmis seda palli maha lööma. Ja kindlasti võiks juurde tuua võrgumängu õpetamise juures on need situatsioonid, kus pall pöörleb juba vastase poolt enne. Ehk siis enamasti me harjutame niikuinii võrgulööke ainult selliselt, et need tulevad meieni sirgjooneliselt, lihtsast tavalisest plokist, seifist, tõrjest, millest iganes. Aga hea oleks luua selliseid situatsioone, kus pall pöörleb juba enne, et vastane või mängija õpiks neid palle kontrollima, seal on vaja lihtsalt sellist tunnetust, oskust vaadata, kuidas see pall pöörleb, et saada see pall üle. Jah, mina mängin kõigepealt Hansule sellise tavalise pushi üle võrgu, tema mängib mulle ette nii-öelda, et ma saaksin rulli panna ja siis tema peab seda rulli kontrollima. Me mõlemad tegelikult harjutame, sellepärast et minul on ka vaja esimene see valik teha õige, et see pall hakkaks võimalikult hästi pöörlema. Selline oli siis tänane võrgurullide temaatika. Mida ma tahtsin rõhutada selle videoga on see, et oluline on kontseptsioon, mismoodi harjutus on üles ehitatud, et see oleks mängijale jõukohane, et ta saaks vajadusel kätte selle hea tunnetuse, kuidas spin töötab, et see ettemängimine oleks õige, et see situatsioon oleks õige, aga seejärel tuleks võimalikult ruttu, võimalikult kiiresti edasi liikuda käest ettemängimise juurde, anda talle valikuid, testida, kas ta on võimeline surnud tsooni ära tundma, seejärel liikuda ühe palli harjutuste juurde, kus peab jälle jälgima, et ettemängimine oleks õige. Et ei tekiks selliseid valesid valikuid nii palju võrgus, et võrk oleks enamasti teadlik, sest loomulikult sulgpallis meil on situatsioone, kus on vaja lihtsalt osavust, tunnetust ja kõige selle asja vahele, mis ma rääkisin, jääb ka selliseid ebamääraseid lööke, mida samuti peaks harjutama, kus on vaja lihtsalt rannet kasutada lihtsalt tunnetusega, aga selline baas võiks igal mängijal olla selge, et millisest situatsioonist, kas ma olen paremakäeline või vasakukäeline, ma saan seda rulli teha, ma saan spinni pallile juurde panna või ma ei saa. Ja selle pinnalt on siis võimalik õpetada ka neid teisi asju, mis sinna vahepeale jääb, sellist lihtsalt võimekust hästi võrku mängida. Ma loodan, et te saite midagi siit videost targemaks või kordasite üle midagi, mis oli juba enne teada ja jätkame juba siis teinekord järgmises videos järgmiste teemadega.